Aga teie oma ajalehega ja saatega, mulle tundub, üritate panna inimesi mõtlema nendele sügavatele hoovustele ja nendele sellistele võib-olla tegelikult olulisematele probleemidele kui need, mis meil päevapoliitikas vastu vaatavad. Mis te ütleksite, et on selline peamine takistus, mis teil ees seisab selle ülesande juures panna inimesi mõtlema nendele asjadele? Mis jääb ette, kui on sellist takistus üldse? Kõige hämmastav on see, et ega meil praegu ei olegi siiamaani takistusi. Me saame oma lehte välja anda, mis on täiesti Postimehe vahel siuke väljaanne. Kuidas see on võimalik? Praegu eetrisse minna on praegu lihtsam, et mis see 40 aastat tagasi oleks meid selle jutu peale siit juba ammu ära veetud, kui me oleks saanud kuhugi krappi sisse oma jutuga, et ega praegu otseselt meie tegevus küll. No sa mõtled füüsilisi takistusi, selles mõttes ei ole küll. Aga kui mõelda seda, et panna inimesi mõtlema, et nii kui sa tuled, ma võin ise enda näite pealt öelda, et kui sa tuled sellise ideega, mis mulle ei sobi või ei lähe minu mõttega vastu, siis mul on kohe vastasseis. Ja see, ma arvan, et on üks suuremaid takistusi, et see vajab läbi töötlemist, see vajab aega, et üldse inimestele teinekord kohale jõuaksid mingid mõtted või ideed ja ma toon seda enda praktiliste näidete pealt, et me oleme Kaardoga väga erinevad inimesed ja ma arvan, et selles on plusse ja miinuseid nagu igal pool ja ma arvan, et me oleme olnud veel erinevad, ma just täna mõtlesin selle peale, et tegelikult see koos tegemine on lihvinud väga palju nurkasid maha, sest me peame täpselt samamoodi kogu aeg jõudma kompromissini. Me peame kogu aeg seda tasakaalu otsima, et saaks oma tegevust teha. Ja mitte kõik asjad, jälle, kõige parem on enda näidete pealt, mitte kõik Kaardo ideed ei tundu mulle nagu kohe siuksed vastuvõetavad, et tundub, et me mõtleme ühtemoodi ja kõik ei ole nii. Ja see on nii inimlik, et sul tekib kohe see nagu vastureaktsioon ja see võib teinekord väga tugev olla. Ja täpselt samamoodi ma arvan, et see on meie kas lugejatega, kuulajatega või need, kellele üldse näiteks ei sobi, mingid need ideed või mõtted, millest me räägime ka, selliseid inimesi on ka kindlasti. Et nende nii jõudmine on, ma arvan, et siuke kõige suurem nagu takistus. Ja mis on nagu teine asi on see, et mida mina olen õppinud vähemalt selle 5 aasta lehega tegemise juures, et jõuga ei saa. Et jõud tekitab kohe vastu jõu. Et jälle tuleb siis aeg maha võtta rahulikult ja proovida kuskilt teise nurga alt nagu selgitada. Ja üks hea harjutus veel, mis ma mõtlen, et kui mina ootan, et seda, et teised minust aru saaksid või nõustuksid sellega, mis mina ütlen, siis ma peaks proovima igal juhul, kui kellestki teisest inimesest ka aru saada ja tema mõtetest. Et ma pean endaga tegema neid täpselt samu harjutusi, mis ma ootan, et teised teeksid. Mul tuli meelde nüüd seda, just selle viimase küsimuse taustal ja vastas, et see oli see pidi olema, ma alustasin 2018 oma sarjas ja 2018 sügisel oli meil Paul Tillichile, nüüd on vastus küsimus, et mis meid takistab võib-olla teiste inimesteni jõudmas, selle juttuga oli see vist see kaugel. Et see oli siis vestlusring Paul Tillichist, protestantlikust, 20. sajandist kuulsamast protestantlikust teoloogist ja stuudios olid Alar Laats ja Toomas Paul. Ja selle saate vist esimene pealkiri oli kaardimajakeste kukkumise või lagunemise aegu, aga lõpuks jäi vist ikkagi sellest, mis viimsena korda läheb, et kui nüüd selle tuleme jälle korraks veel ma ei unustanud seda küsimust ära, ma teen järelepõike veel selle vertikaali juurde näiteks, et Tillich on öelnud seda, et tema keelaks üldse, kui tema teha oleks, tema keelaks teoloogidel üldse 5 aastaks jumalast rääkimise, et lihtsalt
ei hakkaks kordama mingi mõõt, et selle asemel tuleks rääkida, ma ei tea, kas see on Tiefe on vist saksa artikliga, see või sügavus, ta siis rõhutab seda ja et noh, et igal inimesel, see, mis viimsena korda läheb, see ongi iga inimese siis sügavus või jumal, sealt tuli see pealkiri. Aga miks nüüd, kui selle vastuse juurde, et mis meid takistab teiste inimesteni, me tuleb meelde üks Toomas Pauli lause sealt, et nii kaua, kui inimese see kaardimajakene püsib, nii kaua ei ole ta mõtlemisvõimeline ja teda ei saa aidata. Enam-vähem see oli see lause ja noh, ma arvanegi, et kui inimene on selles, noh, kas ta nüüd tingimata kaardimajakene või bastion püsti on, et ega ta ei, noh, sellega ta seda kaitsebki, et ta ei võta, et ta suleb enda ees kõrvad mingi jutu, et noh, nüüd see kogu see meie selles suunas liikumine hakkas ikkagi sellega pihta, et see minu kaardimajak oli täiesti kokku langenud, ma istusin seal niimoodi palju tagumikku ja nõutu pilguga keset oma kokku langet kaarti ja mõtlesin, mis nüüd õde saab. Ja noh, siis said tulla üldse, noh, siis ma muutusin vastuvõtlikuks sellisele jutule, mis mulle üldse kohale nõudnud, sest ma istusin samamoodi oma bastionis ja prõmmisin vastu rinda, et kõik on lollid, kes ei mõtle nii nagu mina olen. Mulle tuleb meelde see Aldo Saksli jälle. Aldo Saksli on kirjutanud sellise raamatu nagu Tajuuksed. Ja noh, tema jälle see on üks mõte, mis mulle väga meeldib tema mõtetest, on see, et inimese aju ja närvisüsteem on nagu üks ventiil, mis laseb läbi täpselt nii palju informatsiooni, mis aitaks sellel inimesel igapäevases elus toime tulla. Et tegelikult oleks aju ja närvisüsteemi kombinatsioon võimeline kogu info vastu võtma, aga siis me lihtsalt kas läheksime hulluks või see ei ole võimalik. Et sealt tulevad ka kõik need kaitserefleksid ja kõik kogu see pool. Ja ta ütleb seda küll loomeinimeste kontekstis, aga ma arvan, et see sobib ka siia nagu erinevate maailmavaateliste arusaamade konteksti, et mõndadel inimestel on lihtsalt see ventiil laiem ja siis neil on võimalik ammutada rohkem info või siis kaugemalt või sügavamalt seda infot omale. Näiteks tema viitab sellistele geeniustele nagu Bach ja William Blake ja et nendel oli see ava suurem siis, millega ammutada infot ja seda siis meie siia maailma tuua. Kõik need kunstiteoste ja muusikateoste valged. Ja ma arvan, et see on see, teistpidi muidugi see ongi see teema, et kui see kaitseventiil on väga lai, et siis sa muutud ka muu maailma suhtes rohkem haavatavamaks. Seda ütles Madis Kalmet intervjuus August Strindbergi kohta, et tema probleem oli see, et tal oli rohkem valateadvust pinnal, kui ta valitseda suutis. Ehk teistest sõnaga kipuvad sattuma haiglatesse sellised tegelased sageli. Kas te August Strindbergi ka olete kursis? Kursis, aga pole liiga palju. No see Rootsi näitekirjanik. Näitekirjanik pluss lisaks sellele, meil oli lihtsalt August Strindbergi kursus jälle, siis me võime siin hiilata, et me teame August Strindbergist väga palju. No, rohkem enne kursust. Ei, aga mis tema puhul, kui Ardo tõi selle alateadvuse sisse, et ta lisaks näitekirjanikul oli ka maalikunstnik. Ja kui tema teoseid vaadata, te pärast võite guugeldada vaadata, need on kõik ikkagi see mäss, mis seal tema sees käis, tema siis tõenäoliselt ammutaski see, tema ventiil oli tema sisse, et ammutas sealt sellist tormi ja möllu välja, et aga tuleme selle sama Huxley, see on hea näide, et see, et on ventiil, et aju ei ole mitte see mateeria kogum, mis mõtleb, või aju teeb ja mõtleb, aga et aju on kaitseventiil, mis laseb meile ligi mõtteid kusagilt mujalt. Kui me nüüd sellesse lausesse süüvime, siis see eeldab täiesti teistsugust ettekujutust maailmast, kogu kosmosest ja teistsugust ontoloogiat, teistsugust ja
ja noh, selleni, et no ei saa nõu seda, kui nüüd tuleb selle juurde, et mis takistab inimesteni jõudmast, et noh, see ei ole reaalne, et see saaks üldse, et selline pildi omaks võtmine saaks toimuda lihtsalt, sest me ei saa kõige fundamentaalsemaid alusoletusi, me saame võib-olla elus muuta korra. Ma arvan, et enamik inimesi lõpetab oma elu õndsas teadmasused, et neil üldse mingid alusoletused on, sest see on vesi, mille sees me ujume nagu kalad neil, noh. Ja noh, see, aga ma olen sügavalt veendunud, et kui meil siin üldse mingit ellujäämislootust on, ja see tähendab midagi mitte meil, mis see tähendab meil ja mida tähendab ellujäämislootus, me peame lihtsalt need üle, kõik need ühiskonnana ja tõenäoliselt ka liigina need alusoletused uuesti ümber vaatama.